sõidane hiida mööda, hilja sõidane hiida mööda. Salaja mööda saluda, salaja mööda saluda. Kus magas Marduse proua, kus magas Marduse proua. Hingase hiie neitsikene, hingase hiie neitsikene. See mind kargase katsumaie, see mind kargase katsumaie. Vapperdas vaatamaie, vapperdas vaatamaie. Kulda kattelad käessa, kulda kattelad käessa. Hõbe lõime kattelassa, hõbe lõime kattelassa. Süüdake kangas põlema, süüdake kangas põlema. Hõbe lõime lõkkendama, hõbe lõime lõkkendama. Kes oli kärmes kustutama, kes oli kärmes kustutama. Kaleviine poisikene, Kaleviine poisikene. See tõi pilved tullessa, see tõi pilved tullessa. Teised pilved minneessa, teised pilved minneessa. Pilvel olid veepisarad, pilvel olid veepisarad. Pisaral olid purjed pikad, pisaral olid purjed pikad.
sabasinine jaanele sabasini. Me jah, kasvasime koos siin ja kooli läksime koos ja. Nüüd vähe on meid siin. Ja need inimesed, kelle käest te midagi nagu teada oleksite saanud, neid enam ei ole. Mägi oli väga ilus, me sõitsime sealt suustelt alla. Ma mäletan talvel, sealt poolt sai kuidagi nagu väga hästi peale, aga siit poolt me siin mäest kui alla lasksime, siis me olime juba peaaegu pooles kodutees. Vaat nii kõrge oli see mägi ja nii ilusasti sai sealt alla lasta. Aga jah, sellel mäel oli väga kurb saatus. Ega meie siis lapsena ei teadnud, et see oli mingi püha mägi. Nagu juttu oli sellest olnud, aga palju siis üldse tuhtis niisugustest asjadest rääkida. Ja laste kuuldes ei räägitud ja laste kuuldes ei räägitud, sest mine tea, mis nad jälle kuskil ütlevad. Aga siis 57. aastal siis lahutati see mägi ära. Siis jäi sinna järgi nagu üks aukude hunnik ja suured kivid, need lükati vist kõrvale, need neile ei sobinud. See mägi viidi Eesti Kristsi ehitusele aluspinnaseks. Need suured rahnud jäid ju ette ja siis, et seda pinnast kätte saada, siis tuli need rahnud kõrvale lükata ja niimoodi nad seal praegu pilla-palla kõik on, need suured rahnud. Ma ei tea, kas neist osa viidi minema või jõhati või seda nagu ei tea, sest põlvkond, kes sõjast tagasi tuli ja kes nagu siis niisugune paras jaanitolejaline oli, see enam Hiiemäele ei läinud. Hiiemäest me teame siis küll niimoodi, emade, isade juttu järgi. Seal olevat olnud mingi tamm, ohvritamm. Seal oli kiik olnud ja. Kiik ja niisugune küla kooskäimise koht. Ja siis ohvrikivi, millel olevat olnud inimese istumise jälg. Niisugune ohvrikivi. Me käisime seda ohvrikivi otsimas, kas oli 2-3 aastat tagasi vist. Aga siis me seda ei leidnud, seda kivi.
See Maardu hiiemets on väga omapärane selle poolest, et on sanglepamets ja sanglepametsi Eestis on üldsegi väga vähe. Siin teeservas oli kogu aeg silt, ohvrihiis on riikliku kaitse all. Teadsime, et see mets on kaitse all ja teadsime, et siin kunagi raiet tulla ei saa. Aga selle aasta 2. aprilli hommikul helistas mulle minu sõber Leo Läti, kes elab siin samas metsaservas ja ütles, et toodi raiemasinad kohale ja on alustanud lageraiet. Tulime vaatama, tõepoolest, töötas üks suur raiemasin ja iga minut järgi kukkus maha üks puu. Seda pilti oli päris kole vaadata, sees olid siin suured rööpad ja muda. Proovisime ühendust võtta kohe kuskilt poolt inimestega, kes oskaks meile öelda, kas see raie on seaduslik. Kuna oli laupäev, siis kedagi kätte ei saanud. Esmaspäeva hommikul võtsime kohe ühendust Keskkonnaametiga, võtsime ühendust Muinsuskaitseametiga. Ja mõlemilt poolt olid vastused, et see raie on seaduslik ja samas töötas masin kogu aeg edasi. Peale seda, kui see raie on siin nüüd lõppenud, on minuga ääretult palju ühendust võetud. On võtnud kohalikud inimesed, on võetud täiesti Eestist erinevatest kohtadest ja ma ei oleks kunagi uskunud, et inimesed selle pärast nii palju muret tunnevad. Ja ka ise võin öelda, et praegu siit raielangist mööda sõites saan ma tegelikult aru, mida see mets minule tähendanud on.
Meie oleme praegu minu kodukülas, Pärase külas, Tammemäel. Tammemäe kohta ütles minu oma külamees Andri Ausmeel, et siin ei tohtinud oksa murda ega lehte kõverdada. Looduse vägi pidi siin oma tahtsi olema. Sel kombel võis ta inimesele pakkuda kõige suuremat hingetuge. Siit on kõige lähemal Tammemäele nii umbes 80 meetrit. Ja iga kord, kui minu emar Milde või tädi Asta 1930. aastatel siit kas lehmadega, lammastega või lihtsalt kõndides läbi läksid, pidi alati selle koha juures andi andma. Selleks võivad olla mõned viljaterad või nagu tädi ütles, et kui külalapsel muud ei ole, siis tasku põhjas, tasku oodri vahel on mõni leivapuru ikkagi. Iialune on meie talu maade sees. Meil oli vaja heinale minna ja vankril puudusid aisad. Tegime siis niisuguse kuriteo, et võtsime Iialuselt 2 parajat kaske ja tegime sellest vankrile aisad. Saime hobuse, panime hobuse vankri ette ja hakkasime tasapisi minema. Esialgu oli hobune igati rahulik ja mõistlik, aga meie suure kivihunniku juures hakkas hobune perutama ja läks lõhkuma. Ja viskas vankri ümber, meie angud lendasid igaüks ise kaares ja me ise kukkusime kivihunnikusse, aga nii õnnelikult, et me raskesti haiget ei saanud. Ja siis tekkisid meil mõtted, et me saime karistada selle eest, et me Iialuselt võtsime 2 puud. Ma võtsin kätte ja istutasin 2 noort kaske sinna asemele Iie alla ja no need kasvasid veidi peenemad olid kui käevars. Ja siis oli niisugune asi, et üks igavene suur jäme, niisugune õige jäme puu, see oli ära kuivanud juba ja kukkus maha. Ja siis ma kutsusin ükskord siit ühe naabrimehe, et ta saeks selle puu tükkideks ja ta tuli ja saagis, aga tal oli vaja teha ka teed selle puu juurde ja ta saagis need väiksed kased ka maha, mis ma sinna istutasin. Nende vankriaisa kaskede alla. See mees, kes seal seda tööd tegi ja noored puud maha saagis, see sai ka karistuse. Tema jäi oma sõrmedest ilma. Ja nüüd me nagu hoiame sellest Iiest eemale. Me ei julge seal kuidagi tegutseda, ei julge enam vanu kõdunenud puid ka maha saagida. Seal on praegu üks täiesti suur aavapuu. See oli niimoodi, et mitu aastat oli ta kuivanud ja selle aavapuu otsas istusid rongad.
see oli meil rongapuu. Aga rongapuukene on nüüd ka tormi tõttu paar aastat tagasi juba maha langenud ja me ei ole julgenud teda ära saagida enam, et mine tea, mis sealt veel tulla võib. Tuhat 1974 või 5 alustasime selle jõe ääre ümberkorraldamist, istutades jõe ääre 2 rida pärni ja tammesid. Natukene ülespoole on Hiie saar ja Ohvri kivi oli siis selle saare ülemise osa peal, mille nüüd on vesi ära viinud. Kui ma seda nurka siit aastasin, mille vee ära oli viinud, siis vedasin siia uue pinnase ja paar korda oli juhus, kui tulin koormaga, sadas vihma ja mõtlesin, et ega täna ma küll ei saa sinna üle põllu, põld on pehme ja auto vajub ära. Aga kui siia lähedusse sain pool kilomeetrit ennem, ei olnudki sadu ja tee oli juba kuiv, põld oli kuiv ja ma sain oma koorma ilusasti ära panna. Ja ümberringi igal pool toimus sadu, mingil põhjusel vihm sellele territooriumile ei tulnud.
muidugi. Väga meeldib. Mul ei ole ketti. Ma pean üks auto ütlema. On pärast, kui sealt ette võtad, siis saab vastu.
Kellel pole midagi muud polnud anda, mis näis ikka. Tere, vaadake. Tere. Tervist. Tere, vaadake. Tere. Tere, vaadake. Ta on ka tere. Võib kindaga ka. Me paneme kindaga muidugi. Kindaga on rohkem. Mis ilma on? See on rahaga ilma.
Nõnda kõrgest kui see kuus, varrupoeg kasvab. Tule. Kas see hüppamine on, et üle hüpata? Kuna me teeme päris ärguljama. Läheb igal näe, vaata. Ujub. Kas sein on tagasi saada? Kuna me teeme päris ärguljama. Siin Miikse Jaanikivi juures on selline haruldane võimalus täna ja praegu saada osa sellest, kuidas püha aeg ja püha ruum saavad kokku. Jaanipäev on olnud püha aegade algusest saadik, päikese kõrgseisu aeg. Ja see püha kivi on siia enda juurde inimesi kokku kutsunud. Ei tea, mis aegadest. Seda ei olegi võimalik teada saada. Igatahes siiamaani käiakse järjepidevalt ja see traditsioon püsib. Vanad südasuve tähendused on siin kokku põimunud kiriklike tähendustega.
Miks need paigad on tähtsad? Miks inimesed on siia käinud? Mida sellest saadakse? Need on küsimused, millele on väga raske anda vastust ja kindlat üldist vastust ei olegi võimalik anda. Üks on kindlasti kultuuriline mõõde, teatud aegadel, teatud kohtades on käidud ajast aega. Aga teine tasand on märksa isiklikum tasand, see on kogemuslik tasand. Ja siin rääkida midagi teiste eest on väga raske. Ma olen seda meelt, et looduslikes pühapaikades võib see, kes on avatud, saada sellist kogemust looduse poolt, mis ei mahu 5 meelega haaratava sisse. See on võib-olla teatud laeng, teatud selgus, puhastumine, aga see võib olla ka tervis, mis tuleb teatud kohas viibimise läbi, teatud reeglite täitmise läbi. Kuidas need mehhanismid toimuvad, seda meie ei tea. Ja minevikuski inimene on olnud väga praktiline. On teatud, kuidas tuleb teha, et saada mingi häda korral abi, aga kuidas see abi tuleb, kust see abi tuleb, see ei olegi olnud küsimus, millele on katsutud vastust saada. Tähtis on side, suhe kohaga, suhtlus ja see, mis sellest tuleb, see abi. Ma ei ole tõesti juba aastaid käinud. Noh, see on puhas nägu. Jah, ma tulen ka kohe. 20. Mis sellest on? 20. Minul ka on. Sina võid ka vidata. Näppu tuleme üles poole. Kuhu tahad? Noh, viska ikka siis. Ütle tervise nimel. Jah. Oota, kanna mulle käsi. Hea põigi. Kanna mulle käsi. Ja sinna on ka seda raha. Jaa, siin on ka pandud. Ainde. Siin on munaga, juust ja küünal. Võiks iga üks paned, mis ta arvab. Et hea arvab.